Ekaterina Patjuk, Birgit Pihelgas ja Kelline Volikin on siis see järjekord, mis võistlejad sisse võtsid peale stardipaugu kõlamist. Ja tuletan siis meelde, et tegelikult joostakse korraga 2 jooksu või kõigile võistlejatele võetakse ka 1500 meetri jooksu ametlik vaheaeg. Ja esimene ring hakkab läbi saama, vahesid veel sisse tehtud pole, nii nagu siis peale stardijoonest lahkumist kohad sisse võeti, nii ka minnakse. Ekaterina Patjuk, Birgit Pihelgas, Kelline Volikin. Kolm ringi jäi siis veel miilijooksu lõpuni, 1500 meetri jooksu finiš, aga on seal pisut enne finišisirgi algust, kus siis on teine fotofiniši kaamera üleval ja 109 meetrit ja 34 sentimeetrit jääb siis peale 1500 meetri finišit veel miilijooksu lõpuni jooksjatel tulla. Ja Priit Piiroja, kui kuuled, siis palun tule siia punase telgi juurde, olid unustanud oma telefoni auto katusele, edaspidi paluks seda mitte enam teha. Hea, kui praegu üles leiti, aga kui oleks sõitma läinud, oleks maha kukkunud ja siis oleks palju pahandust olnud. Kaks ringi jääb miilijooksu lõpuni ja järjekord rajal muutunud ei ole. Võistlejad jooksevad kõik kolmekesi koos. Ekaterina Patjuki vedamisel Birgit Pihelgas teine, Kelline Volikin kolmas. Ja nüüd siis, kas hakkab midagi muutuma? Tundub, et Birgit Pihelgas üritas Ekaterina Patjukile kõrvale võtta, aga esialgu veel mõtles ümber ja tullakse siis ikka selles järjekorras nagu peale starditi sisse võeti Ekaterina Patjuki vedamisel. ...1500 meetri jooksu lõpuni on siis juba vähem kui 300 meetrit kohe-kohe, aga kõlab kell ka tähistamaks siis viimasele ringile minekut miilijooksus. Ikka on järjekord muutumatu. Ekaterina Patjuk, Birgit Pihelgas, kes nüüd kurvis läheb siis Ekaterina Patjukist mööda ja mööda ei lähe, läheb veel esialgu kõrvale, aga võtab uuesti oma teise koha sisse ja Kelline Volikin vaprad siis kolmandana jooksmas. Ilmselt saab siis näha, kas 1500 meetri vahefiniš paneb võistlejaid kiirendama. Igal juhul läheb Kelline Volikin nüüd teisele kohale ja Ekaterina Patjuk hakkab pisut vahet sisse tegema koos Kelline Volikiniga, muidugi siis Birgit Pihelga suhtes. 100 meetrit ja vähem veel on siis selle ajani, kui fikseeritakse 1500 meetri vaheaeg. Ja Eesti miilijooksu rekord sai siis täis umbes sellel hetkel, kui 1500 meetri jooksu vaheaegu võetakse. Aga Ekaterina Patjuk tuleb esimesena, midagi muud ei lubanud, kui Birgit Pihelgal paar korda enda kõrvale tulla jooksu ajal, aga võtab siis siit võidu. Kelline Volikin teine, Birgit Pihelgas kolmas. Ja kõik neiud on kindlasti tugevat aplausi väärt. Kohe saame teada ka nende ajad.